Aga kui sind midagi väärt on, siis mina olen üks neist. Mul on hea meel, et sinuga on kõik korras. Aga jumal küll mees, ma tapsin 2 inimest. Ta on tapja, kes hukkas oma ema ja isa. Kui sa saaksid minna tagasi eilse päeva juurde, kas sa muudaksid oma ema saatust? Isa, pane käed enda ette maha. Ma ei tahtnud saada selleks koretiseks, kelleks nad mind tegid. Maya Bailey lugu on õõvastav perevägivalla juhtum ja sa ei usu, mida ta uurijale räägib, kui ta ülekuulamisruumis istuma pannakse. Me käsitleme Law and Crime'i esitatud juhtumit. Mina olen Chris Stewart. See juhtus 18. juunil 2024. Politsei tegi kohutava avastuse. Abielupaar leiti oma kodust mahalastuna. Sissemurdmise märke ei olnud. Midagi polnud varastatud. Nad olid sihikul ja tapjaks oli nende enda laps. Kui sa sellesse majja sisenesid, kas su ema oli ainus sihtmärk? Kas su isa sattus sinna hiljem? Ei, mu isa oli ka osa sellest, kuigi väiksemas ulatuses. Ta ei toetanud mind siis, kui ma seda kõige rohkem vajasin, ma arvan, nii et... See on Mia Bailey ülekuulamisruumis pärast seda, kui ta arreteeriti päeval, pärast seda, kui tema vanemad leiti surnuna. Meil on kogu tema vestlus detektiividega Washingtonis, Utah osariigis. Et mõista, kui kõhedust tekitav on kuulda, kuidas ta rahulikult seletab, mida ta nende kodus tegi, tahan ma kirjeldada, mida politsei tegi enne, kui nad ta üles leidsid. Just selles majas leidsid võimud Joseph Bailey ja tema naise Gailey surnukehad. Politsei leidis Gailey elutoa põrandalt kõhuli. Teda oli mitu korda tulistatud. Joseph leiti koridoris surnuna. Teda oli tulistatud pähe. Politsei leidis sündmuskohalt padrunikest. Nad leidsid ka Mia venna, kes oli majast põgenenud. Kõik, mida ma tean, on see, et ma kuulsin ülakorrusel tulistamist ja siis mu ema karjus ja röökis ning siis ma lukustasin meie toa ukse, avasin akna ja proovisin teda välja aidata ning sain ka ise välja. Selleks ajaks, kui me aknast välja ronisime, ta peksis mu uksele ja üritas seda avada ning siis kuulsin seal oma ukse juures tulistamist. Ma arvan, et ta üritas ust maha lasta või midagi sellist või üritas tulistada sinna, kus me olime. Kui vennad küsiti, kes võis tema vanematele seda teha, teadis ta, keda süüdistada. Ta ütles uurijatele, et selleks oli tema õde Mia. Tal on skisofrenia. Viimasel ajal on tal olnud palju probleeme ning ta on transsooline läbimas üleminekut. Mia on transsooline naine ja ülekuulamisvideos, mida me kohe teile näitame, näete, kuidas ta ütleb, et see mängis rolli selles, mis juhtus. Kogu öö otsis politsei Miat. Järgmisel hommikul kella 8 paiku, umbes 5 miili kaugusel kuriteopaigast, leidsid nad ta üles. Mia oli vahi all. Uurijad viisid ta seejärel politseijaoskonda, kus nad püüdsid välja selgitada, miks ta oma vanemad tappis. Ma olen rääkinud paljude inimestega, aga mind ei huvita niivõrd see, mis juhtus, vaid pigem see, mis sellele eelnes. Noh, vaatame. Terve kogukond on mulle vastu hakanud. Ma ei saa kuhugi minna. Ma ei saa isegi jalutama minna ilma. Inimesed hüüavad mind trapiks, sest ma olen praegu tema majas. Trapiks, südamede murdjaks ja veel igasuguste muude vastikute nimedega. Inimesed hüppavad autode ette ja lihtsalt... Vaatame. Olles kodutu pärast seda, kui olin kogenud oma perepoolset väärkohtlemist mitu korda. Ja... Olles 20 000 suuruses võlas. Ja... Kuidas see kool oli? Ei, kahjuks ei saanud ma seda isegi alustada. Kas on okei, kui ma teen mõned märkmed, et saaksin vajadusel midagi täpsustada? Või lihtsalt tahan olla kindel, ma ei jäta midagi 2 silma vahele? Ma tõesti kuulan siin. Okei, ei, hästi. Ma saan aru, sa ütlesid, et oled kodutu. Aga kui kaua sa oled kodutu olnud? Noh, vaatame. Ma kolisin välja. Jah, nii et... 5. See ei ole eelmine kuu. Nii et 5. mai? Ma ei mäleta jah. Üks neist päevadest, vabandust. Okei, kas 5. mai või juuni? Ma arvan, et see oli enamasti juunis. Aga okei. Ma arvan, et olen kodutu. Kus sa oled elanud? Noh, ma elasin oma nõbude juures 5 päeva.
ma maksin neile $250, sest ma ei tahtnud olla logard. jaa. Yeah. Noh, ütleme nii, et ta viskas mu välja. ja kui kaua tagasi sind välja visati? Eile. Nii et mei. Kas see on umbes see? Ma arvan, et võib öelda, et kell on 11 õhtul, nii et see oli üleeile. Okei, nii et 2 päeva tagasi tänasest. Umbes nii. jaa. Ja mis oli siis põhjus, miks sind välja visati? Noh, mind visati välja, sest mu nõbu ei lasknud. Ta küsis, miks sa nii kurb oled ja ma ütlesin talle, et minus oli palju sellist, millest ta aru ei saanud ja et mu naaber tahtis mulle relvaga kallane tulla ja muud sellist. Keegi ei uskunud mind, keegi ei viitsinud uurida. Ja see ei ole esimene kord, kui midagi sellist kellegagi juhtub. Noh, umbes 10 aastat tagasi arvas ta lihtsalt, et ma lähen hulluks, nii et... Mia tuub hulga näiteid sellest, mis tema sõnul tema elus valesti läks. Detektiiv küsib seejärel Mia võla kohta rohkem. Sa ütlesid, et sul oli $20,000 võlga. Kust see tuli? Noh, see tuleb meie laenudest, sest mu venna oma, see tuleb minu krediitkaartidelt. 6 kuud üksiknaisena ja lisaks veel noore transinimesena. Nii et olgu. Niisiis, nagu ma ütlesin, ma ei tea meiki selle üksikasju. Millised kulud selle kaasnevad? No, ainult transi asjade peale kulub umbes $512 kuus. See tähendab siis näiteks laserravi ja ravimite saamist. Enne kui ma sain automaatsüstla, maksis see $125 kuus. Nii et kõik need asjad kokku lähevad päris kalliks. Jaa. Mis tüüpi ravi? Lihtsalt HRT, kui sa tahad teada täpsemalt, siis jah. Kas see on hormoonasendusravi? Teraapia, jah. Sain aru. Ma saan aru, see on hormoon, vabandust. Main. Jätka. Ei jätka. Mis sellele eelnes oli see, et sain kõne oma haigla sotsiaaltöötajalt. Ja ma ilmselt rikkusin mingil moel hipad. Nad jagasid haigla üksikasju, aga kõige hullem oli see, et mu ema võttis nendega ühendust, et operatsioonile ei ühendaks. Ja no. Nii et su ema võttis haiglaga ühendust? Jaa. Ja nii ma teadsin, et ma võiksin selle ilmselt vaidlustada juba sellega, aga tema ei teeks seda. Ma lihtsalt ütlesin, et ta oli väga vihane ja ma küsisin temalt, ma olin nagu, ma ei taha kuulda vabandusi, tead küll, ettekäändeid. Ma tahan kuulda selgitust ja et ta ütleks vabandust ja ma teen midagi selle heaks. Olgu. Igatahes ta vist ei suuda kuidagi vabandust öelda. Olgu, ma mõtlen... Jah. Ma proovisin talle oma elu jooksul nii palju võimalusi anda, aga see pole praegu oluline. Teema. Ei tahtnud haiglasse helistada ja öelda, et ma olin lihtsalt vihane. Ja lihtsalt midagi ette võtta. Nii et mina neile teist, kes tahavad aidata meid, isegi kui ma olin kodutu ja kogu see jama toimus mu elus, oli mul üks asi, mis toimis ja tema seisis seal ja tuli mulle kallale. Ja just sealt saame teada selle topeltmõrva motiivi, vaidlus tema emaga tema ülemineku pärast. Tema isa oli samuti sihtmärk, sest ta ütleb, et isa ei olnud tema poolel. See oli pigem nii, nagu ta oleks üritanud seda saboteerida. Tal on alati olnud piiridega probleeme, sellepärast ma polegi talle kunagi öelnud, kus ma elan. Ja, nii et... Mine. Ma saan aru pettumusest, sul on palju asju käsil. Ja naljakas oli see, et see oli isadepäeva kingitus tol päeval, varem samal päeval. Ja saada niimoodi noa selga kõige rohkem reetmist üldse. Ma olen seda nii palju kordi oma elus kogenud. Kas nad teadsid, et see oli sinu lõppeesmärk? Jah, ma ütlesin neile mitu korda, et kavatsen end tappa ja ma vajasin seda nii väga ning mu vaimne seisund halvenes. Ja sellepärast ma vajasin seda operatsiooni.
ja noh, ma mõtlesin tagasi. Nii paljud inimesed on minult võtnud, minult varastanud 6. klassis ja see on muide varastatud. Vau. Ja nii suur osa mu elust on, mul oli nii palju arme oma kehal tööde tõttu, mis olid eluohtlikud, väga negatiivsed, aga ma teadsin, et ma olen niikuinii hukas, aga ma mõtlesin, et noh, aitab küll, võtan kellegi endaga kaasa. Millal sul siis tekkis see otsus, et aitab küll, et see saab läbi? Samal päeval. Samal päeval? Jah, kui ta keeldus uuesti vabandamast. Nii et jälle mingid elulised vabandused. Ta on lihtsalt vihane. Ema alati vihane. Nii kurb. Ja sa suudad ainult teatud piirini taluda? Ja. Selle tulemusena kodutus või tead küll avalikkuse ees halvasti kohtlemine, suur võlakoorem, operatsioonist ilmajäämine, vägistamine ja seejärel ahistamine ning igasugused muud asjad. Ja seksuaalne ahistamine. Tead, ma suudan ainult teatud määral taluda. Yeah. Lõpuks jõuab kätte muldepunkt, mida ma arvan, et keegi ei suuda tegelikult kontrollida. Ja ma proovisin. Detektiivid saavad lõpuks Mia rääkima sellest, mis kodus juhtus. Ta nimetas seda kui tegemine. Sa ütled teha. Mida sa mõtled? Tapanad? Tapanad. Kas pärast AI-ga rääkimist, kas otsustasid, et see oli ainus asi, mis jäi, et see oli plaan või millal sa selle otsuse tegid? See oli hetke ajal. Hetke ajal. Kas siis, kui sa sinna sõitsid või siis, kui sa sinna kõndisid? See oli siis, kui ma rääkisin pärast kõlet, ma rääkisin AJ-ga. Ja see oli, ma ikkagi tegin seda ja see on, ma ei kahetse seda. Ma vihkan neid. See oli viimane piisk. Ma andestan neile nii paljud asjad, aga see rikkus mind nii ära, sellepärast kes ma olen ja mida kõike veel. Olgu, nii et... Hästi, nii et... Millega sa siis oma vanemad tapsid? Minu relvaga. Okei. Kas see on sama relv, mis sul oli, kui sa politseile aalistus? Jaa. Okei. Kas sellest relvas oli veel padruneid alles? Ei. Miks sa arvad, et ma üritasin teie eest juba päev otsa põgeneda? Üritasin endale ühe padruni saada. Ja ma tahtsin just öelda, et kui sul oleks üks padrun, kas sa arvad, et oleksid ennast taablus? Jah, ma arvan küll. Nii et relvas polnud enam padruneid. Kõik kulutati su vanemate majas ära. Ja ma teadsin, et ma võiksin teie peale sihtida, aga ma kuulsin vestlust, et ei kavatse surmavat lasku teha. Nii et... Millist vestlust sa kuulsid? Ma oleksin võinud selle teie peale suunata. Ma kuulsin teid siin ütlemas, et ärge tehke surmavat lasku. Nii et õiguskaitseorganid ei olnud... Siu, jah. Nii et see oligi põhjus, miks sa alistus. Jaa. See on halb. Tead, inimesed on mööda kõndinud, aga see on nagu tegene oma asjadega. Ja. Tead, sina ei ole sellest osa, eks? Siia on tänaseks head inimesed. Jah. Või peaksin ütlema, et terveks eluks. Noh, ja minu vaatenurgast, ma ei tea, kas sa suutsid mulle öelda, mis su vanemate majas juhtus? Ma lihtsalt parkisin sinna ja suunasin relva. Ma olin ma ütlesin ka see viska, see osa endast minema, tead, see kõhklev osa, nagu alati. Yeah. Jooksin uksest sisse ja tulistasin teda kõigepealt ning siis proovisin selle kiiresti ära teha. Isa jaoks käis kõik hetkega. Kus su ema oli, kui sa uksest sisse tulid? Ta istus teisel toolil või toolil, mis oli kõige lähemal telerile või valgel diivanil, ma usun. Okei, kas su isa oli samas toas? Ei, ta tuli välja ja küsis, mis toimub ja ma suunasin relva tema poole ning ütlesin, et lase. Okei, kui sa esimesest sisse tulid, kas uks oli lukus? Jah, meid ja kõik oli lukus, okei. Nii et sa läksid sisse, ema oli toolil ja mis siis juhtus? Ma tulistasin tema suunas. Sa tulistasid tema suunas. Kas sa mäletad, mitu korda sa tema suunas tulistasid? Noh, teie saate selle välja uurida. Ei. Jah, ma ei ole kindel. 2 korda mu isa ja siis ma läksin koos oma vennaga alla ning ütlesin, sa rikkusid mu elu. See ei olnud niivõrd tema kohta. See oli pigem sõnum mu vanemate kohta.
Sain aru. Kas sa mäletad, mitu lasku sa oma ema pihta tulistasid? vaatame. See on 12 asuga salv, nii et see polnud täis, nii et ilmselt jäi 3 padrunit alles. Okei. Kas sa mäletad, kas esimene lask tabastada? Ei, see tabastada, aga ma ei näinud seda, sellepärast ma vasingi nii mitu korda. Ja sa näinud seda? See lihtsalt läks temast otse läbi. Küll. Ja nii ma veendusin, et ta on surnud, nii et ma tulistasin teda uuesti ja uuesti. Vähemalt üritan vastust saada. Nii, et kui sa sisse astusid, istus ta tooli, kas sa tulistasid esimese lasu tema suunas? Ma suunasin reiva tema poole ja ta tõusis toolilt püsti. Ta tõusis toolilt püsti ja siis sa tulistasid. Ja mis siis edasi? Kuidas sa siis oma emale lähenesid sellest hetkest alates? Ma lihtsalt tulistasin teda ja siis nägin oma isa. Ta tuli välja ja ma tulistasin teda. Nii, et sa lihtsalt liikusid edasi ja tulistasid oma ema, kuni ta maha kukkus ja siis tuli su isa välja. Jah, ja ma lähen alla, lasen ühe lasu ja siis panen relva käest, sest ma ei tahtnud, et mu vend sekkuks ning lähen tagasi üles ja lasen isa pihta veel ühe lasu igaks juhuks. Et veenduda, et ta on surnud. Umbes nii. Kas ema saakuli? Korduvalt. See tähendab jah, korduvalt. Kas sa mäletad, et seisid talle lähedal? Kas sa mäletad? Ma olin temast umbes 2 meetri kaugusel. Nii, et kunagi ei olnud sa temast lähemal kui 2 meetrit? Ei mõlemad, umbes. Okei. Ja siis tuleb isa kohale, mis toimub, mis lahti? Ja ma sihtisin, siis ta jooksis peaga ette ja see käis hetkega, ta lihtsalt kukkus selili. Okei, nii et sa tulistasid teda ja ainult ühe lasuga. Ja siis ma Ja siis sa läksid allakorrusele. tulistasin seal ühe korra. Kas sa mäletad, kuhu sa selle lasu allkorrusel tulistasid? Keskel, vasak ülemine uks. Ukse keskel. Jah, natuke keskel, aga veidi vasakul. Kas uks oli kinni? Oli küll, see oli lukus. Kas sa kuulsid teda seal sees? Jah, ta haukus ukse juures ja ma olin lihtsalt nagu... Ja ta ei ole minu peamine sihtmärk. Mis siis oli selle lasku mõte? Sõnu, lihtsalt sõnu. Veegi enam, jah. Mis tunne oleks olnud, kui sa oleksid talle pihta saanud? No, sest siis on see suurim palve, ma mõtlen metsaline, üks naine, nii et ma kuulsin veel ühte asja, nii et ja. Kas see siis oligi kas see oli sinu kavatsus, kas sa lootsid, et see tabab teda? Mitte päris, ma teadsin, et ma taban teda. Lihtsalt sellepärast, et üks lask on kuidagi igav. Jaa. Okei, kui see juhtus, siis mis siis? Ma ei tea, kuidas Maine seda tegi, tead küll. Kas seal oli ainult su vend ja oli keegi vend temaga? Amandaga oli ta koos, lapsed olid läinud. Sellepärast ma ka ajastasin seda. Okei, nii et sul polnud kunagi mingit kavatsust. Kui palju lapsi majas oli? Minu 3 vennapoega, nii et see oli ideaalne aeg seda teha. Nii et sa teadsid, et nad ei oleks kodus? Jaa. Mia ei varja midagi, mida ta tegi ja tal ei paista selle kohta mingit emotsiooni olevat. Kui sa sellesse majja sisenesid, kas su ema oli su ainus sihtmärk? Kas su isa sattus sinna hiljem või olid sa ei? Mu isa oli samuti osa sellest, kuigi väiksemas ulatuses. Ta ei toetanud mind siis, kui ma seda kõige rohkem vajasin, ma arvan. Nii et... Sain aru, eks siis ema ei olnud sihtmärk lihtsalt sellepärast, et ta sind reetis. Ta oligi sihtmärk, sest ta reetis mind. Okay. Nii, et see oligi nii. Ja siis isa on ilmselgelt sinu emaga üks tervik. Nad on üks ja sama. Nad mõlemad on sellega seotud ja nad mõlemad on selles sees. Jah, sest ma lihtsalt tahtsin teha. Lihtsalt vähem. Ma tahtsin lihtsalt veenduda, et ma täpsustasin selle ära, sest just see tekitas seadus, kui su isa oli nõus natuke maksma. Jah, ja siis ta muutis kogemata meelt selle osas, nii et me näitame Chevit ja kõike seda. Aga see oli siis nii. Kas olid mingid tingimused? Ta pidi enne midagi tegema? Ja, mu isa maadles rahaga. Sest nende pidevad rumalad kulutamisharjumused ja mu vend kõige rohkem. Kas sa arvad, et kõik need asjad, mida nad tegid, et nad olid otsustanud, et okei, ma jään nende asjade juurde, nii et... Nad ei pidanud kunagi oma lubadustest kinni. Ma vihkasin seda. Ma ei tahtnud olla selline inimene. Ma vihkasin valetada. Ja, sa ei arvaks seda. Minuga, jah. Minuga ma vihkan seda. Ja, ei minaga mitte. Mu elus on olnud nii palju valesid, et ma ei taha selles enam osaleda. Jah, ma valetan paar korda. Muidugi. Olgu. On vahe valedel ja valedel, mis mõjutavad inimesi. Tja. On olemas valed, mida räägitakse teatud asjadest pääseda. Ma vihkan valgeid valesid. Mulle meeldivad erinevad tõed. Lähme kohe läbi.
ja ma lihtsalt tahan, ma tahan lihtsalt täpsustada, kas sul on mingit kahetsust? noh, mina kahetsus oli selles, et ma ei tahtnud saada selleks koletiseks, kelleks nad mind tegid. ma tõesti tahtsin olla hea ja ma tõesti ei tahtnud seda. aga nagu ma ütlesin, see oli viimane abinõu, viimane piisk karikasse. ma kontrollisin kõike, proovisin enne seda kõiki võimalikke variante. see oligi nii ja ma proovisin, ma pingutasin nii väga. Tundub, et sa proovisid enne seda kõik võimalused ära ja mina proovisin kõike, mis mulle vähegi pähe tuli, et abi saada või parem olla. Aga kui ma tagasi mõtlen, siis pole midagi, mida ma oleksin saanud teha, pole midagi, mida ma ei oleks proovinud. ma mõtlen, et peale enesetapu polegi midagi muud. Midagi poleks saanud teisiti teha. Olgu. Ma tõesti mõtlesin kõik läbi, ma proovisin, ausalt proovisin, aga operatsiooniga oli kas nüüd või mitte kunagi ja... Pärast seda, kui Mia oli üksikasjalikult kirjeldanud, kuidas ta oma varemat tapis, lõpetasid detektiivid vestluse temaga. Kui see midagi väärt on, siis ma ei hakka sulle lõppu rääkima, siin me oleme, aga kui see midagi väärt on, siis ma olen üks neist, kes on rõõmus, et sinuga on kõik korras. Ei, sa ei ole mees, ma tapsin 2 inimest. Perekonnas ma olen seda tööd piisavalt kaua teinud, et inimeste surm ei mõjuta seda, kuidas ma sinuga praegu räägin. Tõsiselt, mul on tõesti hea meel, et sa oled ikka veel siin. Okei, sest ma tahtsin sinuga rääkida. Ma hakkan oma järgmist lugu saama, ma saan aru. Meil on sinu lugu olemas ja ma hindan seda, et ainult sina saad seda rääkida, nagu ma ütlesin. Peale selle ma räägin sulle, ma annan sulle, kas sul on veel midagi, mida sa tahad. Ei, see ei ole nii. Ma annan sulle nüüd ülevaate, mis edasi saab. Okei, kuna sul on riimustused, siis nad tegid sulle esialgse tervisekontrolli. Me peame sind tegelikult haiglasse viima. Nad teevad veenduma, et sul pole midagi katki ega midagi sellist. Nii et me läheme sinna, saame haiglast loa ja siis viiakse sind vanglasse. Jah, ma hindan seda, Brady Hayes. Olgu, nii et praegu tahan ma seda tõesti teada. Siil on natuke Powerade'i, rohkem kana, rohkem Jimmy Johnsi. Kas on midagi? Ma saan selle sulle tuua, sest me saame sulle anda paar minutit, et süüa ja kõike sellist enne, kui ma sind haiglasse viin. Sest jumal teab, kui kaua see aega võtab. Natuke kana ja natuke Powerade'i, et energiat saada, ma arvan. Olgu, ma viin su kiiresti ära ja siis toon sulle Powerade'i ja natuke kana. Ja siis, nagu ma ütlesin, ma jätan su siia, ma jätan kehakaamera ka tööle. Kas sul on mulle küsimusi? Noh, ma tahaksin teada, mille koole ta kaldud. Noh, tead, praegu on lihtsalt liiga raske öelda, aga me tõesti hindame sind ja ausalt öeldes hindame väga, et sa oma loomine rääkisid. Tõesti hindame. Jah, sa saad aru, et õigussüsteem ei ole loodud selleks, et tema otsustaks ei. Aga tal on surm ju. Õige, ja nii ongi. Ja sul saab olema, sulle määratakse kaitsja. Sellisel juhul saad sa riigi määratul kaitsja. Kas on selge? Selle juhtumi tõttu. Ma ei taha valetada. Ma saan sellest aru ja sa ei pea seda vastu võtma, aga ma ütlen, et sul on võimalus saada kaits ja nende kaudu asju ajada. Ning võib-olla on see sinu tee temaga koostöös, selle nimel, mida sa lõpuks tahad. Ma arvan, et see on ainus põhjus, miks ma seda ütlesin. Jah, sina. Ja see ongi nii, sest ta on ilmselgelt riigi esindaja, ta esindab riiki ja ohvreid, eks? Ja! Sina oled samuti ohver. Sul peab olema kaitsja. Tema ja vandekohus saavad koos töötada ning me võime jõuda mingisuguse kokkuleppeni. Kui see on see, mida sa tahad, siis see ongi see kokkulepe, mis on. Kui mitte, siis läheb see sinu eakaaslastest koosneva vandekohtu ette. Hästi. Kas see on aeg saadud? Jaa. Olgu, ma toon sulle natuke kana ja Powerade'i ja siis tõenäoliselt annan sulle veel midagi. Tulen kohe pärast seda vaatama, kuidas sul läheb ja siis saame edasi liikuda. Hästi. Siis saad varsti natuke magada. Olgu, ma tean, et sa oled väsinud. Jaa. Maya Bailey mõisteti 2025 aasta detsembris oma vanemate mõrvade eest 2 järjestikusele eluaegsele vanglakaristusele. Tema advokaat palus, et karistused kantaks samaaegselt ja kohtunik ütles talle järgmist. Teie teod sel päeval. Alad. Väga jahmatavad.
Kui me järgime toimunut, siis sa tulid majja, sul oli relv, sa tulistasid oma vanemaid, seejärel läksid sa alla korrusele, uks oli lukus. Tulistasid tuppa, kus olid su vend Corey ja Nanda Mandalore. Ja siis läksid sa tagasi üles. Preili Peili läks siis tagasi üles. Ta ütles, et naasis oma isa juurde, kes lamas maas, ja tulistas teda veel kord pähe, et olla kindel, et ta on surnud. Tühjad padrunikestad leiti ka Joseph Bailey surnukeha lähedalt. Ta kuulis, kuidas tema ema tegi hääli. Preili Peili läks tagasi oma ema juurde ja tulistas teda pähe, et olla kindel, et ta on surnud. Olukorra tõsidus on endiselt olemas. Ja mis puudutab tänast karistust, siis karistus Piiks ja saab olema järjestikused karistused. Preili Bailey kohtuasjas 2415, 2415, 01, 193 raskendatud mõrva süüdistuses. Esimese astme kuriteona mõistetakse teid 25 aastaks kuni eluaegseks vangistuseks. Teine punkt. Raskendatud mõrv. Esimese astme kuritegu. Teid mõistetakse 25 aastaks kuni eluaegseks vangistuseks. Kolmas punkt. Raskendatud kallaletung. Kolmanda astme kuritegu. Teid mõistetakse 0-st 5 aastani vangistusse. Kõik need karistused tuleb kanda järjestikku Utah osariigi vanglas. See lõpetab Law & Crime'i poolt esitatud juhtumi. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's ning nüüd oleme ka voogedastusel Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.